Tere kõikidele helilainetajatele, oleme endiselt kultuuritolmul ja praegu taustal kõlab palju muusikat, mida esitab meile Päädes Juki, aga mina hoopiski leidsin meie tänase teise ohvri, kelleks on Tõnu Tubli. Mida sina täna siis teed? Mina mängin sellises bändis nagu Kali Priis, trumme ja me hakkame peatselt pärast Päädes Jukit mängima. Nii et ma tabasin Tõnu väga õigel momendil, aga tegelikult sa ei ole üldsegi mitte ainult ühes bändis, et kui ma vaatan, siis sa oled ikka päris paljudesse kohtadesse ennast ära jaganud. Mis sinu koosseisud veel on, kus sa tegutsed? Ametlikult ma ütlen, et praegu ma olen Kali Priisiga, siis see ongi minu bänd praegu. Aga homme ma lähen näiteks mängin ansambliga Knif ja ansambliga Paabel ja ülehomne näiteks mängin Laura Jonsoni bändiga. Ja siis sealt edasi lähen Traadetäkiga näiteks mängima ja siis mõned veel. Seega sinu suvi on vist ära planeeritud üleni? Suhteliselt, jaa. Kas sa NM-i ka jõuad vaadata? Jaa, vaatasin. 11 on nagu mul praegu on hästi öelnud, et 11 on kõik asjad läbi olnud ja siis on täpselt vaatama minna. Ja finaali näen niimoodi, et ma mängin ära ja siis algab. Kas sa tuled homme ka siia? Homme ei, mul homme ongi juba Tartus Hansa päevadel mängin Knifi ja Paabliga ja kahjuks ei jõua teist päeva olla. Küll aga olen täna vaadanud juba kõike, mis siin pakutakse ja võetakse. Et rahvast aina koguneb, jah? Rahvast aina koguneb, päris siuke punk on nagu. Ma ise alustasin pungitrummani ja siis mul on nagu tore vaadata, sest punk on nagu siuke muusikaline alustala võib-olla paljudele bändidele. Ja sinu praegused kollektiivid on ka tegelikult väga-väga eriilmelised, see Traadetäk ja Kali Priis on ju üsna erinevad. No muidugi, aga see on lihtsalt see, et erinevates bändides on erinevad inimesed ja see juba tekitab nagu selle erinevuse minu jaoks. Kuigi mõnedes bändides samad inimesed, aga see on ikkagi sõltub nii paljudest teistest inimestest, et see läheb nagu põnevaks kohe. Aga mis su lemmiktegevus on, et peale selle, et sa igal pool trumme vehid, et... Mulle meeldib raamatuid lugeda ja luuletusi viimasel ajal ka, Eesti luuletud tore lugeda, olen väga palju lugenud. Kas sa täna seal Peeterpaani laval ka käisid? Kahjuks ma ei jõudnud, sest et mul oli päeval üks proov ja siis ma tulin nagu mõne hetk tagasi alles siia. Ei näinud küll, aga võib-olla kunagi näen. Ma käisin just vaatamas üks päev Eesti komöödiat või siukest talk show'd ja siis ma olin üllatunud, sest et ma olen nagu väga skeptiline selles suhtes, kui seda eesti keeles või üldse luule eesti keeles väga raske on nagu niimoodi igaühele meeldivalt seda teha, sest et see on väga paindlik keel. Ja see oli väga üllatav, mul oli väga hea meel, et eesti keeles pead nalja teha ka nagu suure publikumis. Aga kuidas sinu kui luuletajaga lood on? Selles mõttes, kui koha peal tuleb, siis tuleb, muidu ma nagu ei ole nagu suuremalt luuletaja. Mul on pigem meeldib lugeda seda. Et sinu sahtlist siis ei leia midagi suurt? Ma ei tea, ma pole vaadanud sinna, võib-olla isegi midagi leiab, aga see on minimaalne. Minu luule on see, kui ma mängin trumme ja see on ka samamoodi mingisugune väljendusviis. Aga sa ise ka muusikat kirjutad või? Mitte väga palju, sest et nagu bände on palju, siis seal on vaja tegeleda ikkagi kollektiivse muusikalise arendusega, mis nii palju nagu noodi kirjutamist ei ole, aga ma püüan seda mingil määral teha, kui mul on mingi idee, siis ma ikkagi noodistan selle ja mul on see olemas. Aga väga palju aega selleks ei jää. Aga aitäh, Tõnu, et sa minuga vestlesid ja varsti me juba saamegi kuulda Kali Priisi. Just. Stay tuned for more.